Et ma annan siis praegu alustuseks pressikonverentsi sissejuhatuseks sõna peaministrile Taavi Rõivasele. Aitäh! Vabariigi Valitsus pidas täna oma selle koosseisu ajaloo esimese väljasõiduistungi. Me tulime Ida-Virumaale tegelikult juba eile ja eile oli meil enam kui 4 tundi kestev väga põhjalik arutelu kohalike ekspertide osalusel Ida-Virumaa minevikust, olevikust ja ka tulevikust. Ma ütleks nii, et me nägime ekspertide poolsest vaatest väga palju väga positiivseid võimalusi, kuidas siin piirkonnas tulevikus elu veelgi paremini edasi viia. Ja täna oli meil valitsuskabineti nõupidamisel päris mitu konkreetset otsust, mis ka vahetult Ida-Viru maakonna elu puudutavad. Aga loomulikult ei tegeleme Ida-Viru maakonnaga ainult siis, kui valitsus füüsiliselt kohal on. Nagu öeldud, siis füüsiliselt erinevates Eesti piirkondades kohal me käime suhteliselt harva. Me eile leppisime juba kokku ka, et me teeme seda tulevikus tihedamini. Me läheme kindlasti kohale ka teistesse Eesti piirkondadesse. Sellise vahetu tunnetuse saamine ka ühiselt on teinekord väga positiivne. Ja neid otsuseid, mis Ida-Virumaad puudutavad, on meil tegelikult lähiajal kindlasti veelgi plaanis, nii et soovitan kõigil kindlasti hoida ennast kursis ka nende valitsuse pressikonverentsidega, mis toimuvad nii-öelda tavapärases Tallinna formaadis. Täna meil oli valitsuse istung ja ka kabineti nõupidamine. Ja kokku siis kestis samuti 4 tundi. Valitsuse istungil oli meil kokku 15 päevakorrapunkti. Nii näiteks me kiitsime heaks ja saatsime parlamendile karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muudatused, mis tähendab seda, et Eestis ja kogu Euroopa Liidus hakkab kehtima senisest rangem karistus raha, pangakaardi või muu maksevahendi võltsimise ettevalmistamise eest. Me kiitsime heaks ja saadame parlamendile käibemaksuseaduse muudatused, mis puudutavad meie liitlaste kohalolekut. Näiteks on Tallinnas Kaitseväe peastaabiga samal territooriumil NATO staap, mille soetustelt vastavalt rahvusvahelistele lepetele käibemaksu ei küsita. Siseminister andis valitsusele ülevaate Riigikogu menetlus oleva välismaalaste rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muudatusettepanekutest, millest võib-olla kõige märkimisväärsem on see, et muudatuse tulemusena on tulevikus võimalik anda erakorralistel asjaoludel tähtajaline elamisluba ka nendele inimestele, kes ei vasta elamisloa andmise tingimustele, aga kelle puhul esinevad humaansed kaalutlused elamisloa andmiseks ning elamisloa andmisest keeldumine ja isiku riigist lahkumine kohustamine on ebamõistlikult koormav või ka lausa võimatu. Et tegemist on sellise inimlikkuse ja kaalutlusõiguse lisamise punktiga välismaalaste seadusesse ja ma arvan, et see on igati mõistlik, et selline õigus tulevikus on. Me muutsime tervise infosüsteemi põhimäärust, mille tänu saavad tulevikus kõik patsiendid ise vaadata, kui palju nende ravimine on haigekassale maksnud, saate tutvuda oma raviarvetega. Soovitan kõigil digilugu.ee portaali enda kohta koostatud terviseandmetega tutvuda, see on kõigile ligipääsetav. Ja detailis saab sellest loomulikult rääkida terviseminister Jevgeni Ossinovski. Me kuulasime täna ära ettekande kriminaalpoliitika arengusuundade täitmisest. Justiitsminister esitab selle ettekande ka Riigikogu ees ja kuigi ettekandega saavad kõik huvilised tutvuda alates järgmisest nädalast, siis mõned faktid etteruttavalt ma teile siiski esitaksin. Nimelt, eelmisel aastal kuritegevus langes Eestis 14%, Raplamaal langes kuritegevus kõige rohkem 27%,
Läänemaal 25% ja 3. kohal kuritegevuse langemise protsendilt on Ida-Virumaa, kus siis kuriteod eelmisel aastal vähenesid tervelt 21% võrra. On rõõmustav ka see, et üle-eestiliselt oli eelmisel aastal väga raskete isikuvastaste kuritegude arv, sealhulgas näiteks tapmiste arv taasiseseisvumise aja kõige madalamal tasemel. See on loomulikult oluline ja ma tõesti loodan, et see trend ka jätkub. Valitsus kinnitas, et aktsiaselts Andmevara, mis on riigile kuuluv ettevõte, mis on plaanis lähitulevikus erakätesse erastada, et see Andmevara eraldab riigieelarvesse dividendidena 1 000 000 eurot. Me kiitsime heaks Eesti ühinemise Euroopa Kosmoseagentuuri salastatud teabe kaitse ja vahetamise kokkuleppega. Me kinnitasime täna Euroopa Liidu kohtuniku kandidaadiks Lauri Madise, kes on selles ametis juba mitmed aastad olnud. Tegemist on vaieldamatult väga tuntud ja tunnustatud spetsialistiga õiguse vallas ja nagu öeldud, ta on seda kohtuniku tööd juba ka Luksemburgis mitmeid aastaid teinud ja Eestit seal esindanud. Me kinnitasime ka Eesti seisukohad konkreetsete direktiivide kohta ja mitmetel nõukogudel. Teadupärast on nii, et iga kord, kui mõni valitsuse liige läheb ja esindab Eestit Euroopa Liidu tasemel, kus siis ühiselt 28 riigi otsuseid tehakse, siis enne seda peab ta tulema nende seisukohtadega, mida ta kavatseb kaitsta kõigepealt valitsuse ette, tutvustama meile kõigile ja saama meie heakskiidu ja seejärel peab ta minema veel ka Riigikokku, kus siis Euroopa Liidu asjade komisjon kujundab Eesti ametliku positsiooni, et täna mitu sellist seisukohta siis valitsus heaks kiitis. Aga nüüd kabineti nõupidamise juurde. Võib-olla enne sissejuhatuseks nii palju, et valitsus igal neljapäeval töötab 2 jaos. Esimene osa on valitsuse istung, mis tavapäraselt algab kell 10, täna me alustasime erandkorras kell 9, aga see kella 10 istung hõlmab endas neid punkte, mida ma ka praegu ette lugesin, kus eeltöö on ministeeriumite vahel juba enne väga põhjalikult ära tehtud ja valitsuse rolliks on siis osades punktides küll veel ka diskussioon avada, aga enamasti järjest punkti haaval otsuseid langetada. Teine osa valitsuse kabineti tööst ja vähemalt sama oluline osa on see, kui valitsus peab nii-öelda kabineti nõupidamisi ja see tähendab seda, et valitsus tundide kaupa arutab, vaidleb, kohati väga kirglikult vaidleb teemade üle, mis on erakordselt olulised ja mille otsus ongi väga poliitiline, mida ei olegi võimalik ainult ametkondlikult ette valmistada. Ja täna oli meil mitu sellist teemat, mille teemal me siis põhjaliku arutelu pidasime ja ka vaidlesime. Ja nendest ma tooksin välja 2. Nimelt me kiitsime täna põhimõtteliselt heaks tööminister Jevgeni Ossinovski ettepaneku taotleda vahendeid globaliseerumisega kohanemise fondist, et leevendada suurkoondamiste mõju siinsamas regioonis Ida-Virumaal. On põhimõtteliselt võimalik lisaks Eesti oma töötukassa vahenditele, mis on ka märkimisväärsed ja mis ka loomulikult aitavad inimestel nii töötushüvitist saada selleks perioodiks, kui tööd ei ole, kui ka ümber õppida selleks, et võimalikult ruttu uus töökoht leida, aga täiendavalt siis Jevgeni Ossinovski ettepanekul me taotleme raha veel ka Euroopa Liidu globaliseerumise fondist või globaliseerumisega kohanemise fondist, selleks, et oleks võimalik teenuseid osutada veelgi paremini ja loodetavasti ka veelgi suuremas ulatuses. Näiteks, kui on kas keeleõpet või mõnda muud õpet vaja saada pikemas ulatuses, kui senised töötukassa meetmed võimaldavad. Ja teiseks on meil samuti tööministri ettepanekul kavas luua täiesti eraldi uus
meede uute töökohtade loomiseks. Ma usun, et seda on võimalik tulevikus rakendada ka rohkemates Eesti piirkondades, aga me otsustasime, et me piloteerime seda või esimesena rakendame seda just nimelt Ida-Virumaal ja selle meetme nimi on siis palgatoetus ja see võimaldab tulevikus ettevõtetele riigil hüvitada kuni 50% töötaja brutopalgast 1 aasta jooksul, eeldusel, et see töökoht jääb püsima ja eeldusel, et see inimene, kes tööle võetakse, on olnud vähemalt 6 kuud ilma tööta. Nii et konkreetne meede, mille eesmärk on see, et kui mõni ettevõte kaalub, kas luua Ida-Virumaale uus suur tootmisüksus, et siis see otsus oleks positiivne. Ja nagu öeldud, kui Ida-Virumaal seda meedet saadab edu, siis ma usun, et meil on põhjus seda meedet väga tõsiselt kaaluda ka teistes Eesti piirkondades, aga detailsemalt saab sellest rääkida tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Me otsustasime valitsuses ka toetada neid ettevõtteid, kes on nafta hinna languse tõttu põlevkivisektoris väga suurtesse raskustesse sattunud. Me saame suurepäraselt aru, et ei ole ühe riigi võimuses mõjutada globaalset nafta hinda. Me saame suurepäraselt aru ka sellest, et läbi põlevkivitööstuse on ka Eesti majandus väga selgelt seotud nafta hinnatrendidega ja kui tarbijatena on meie jaoks alati positiivne see, kui kütus tanklas vähem maksab, siis põlevkivitööstusele see loomulikult on väga negatiivne uudis ja selleks, et põlevkivitööstus selle uudisega toime saaks tulla ja suudaks need keerulised ajad üle elada, on valitsus täna põhimõtteliselt kokku leppinud, et me soovime vastu tulla ja me soovime nii ressursitasusid kui keskkonnatasusid ajutiselt langetada alates järgmisest või siis selle aasta juulist kuni 2018. aasta alguseni ja 3 ministrit, rahandusminister, majandus- ja taristuminister ning keskkonnaminister said ülesandeks ette valmistada ka järgmised sammud ehk siis 2018. aasta algusest rakenduva uue maksustamise süsteemi. Me soovime saavutada ka seda, et me need täpsed sammud räägime läbi nende peamiste ettevõtetega, kes põlevkivisektoris tegutsevad ja me soovime saada ka nende ettevõtete kinnitust, et nendest meetmetest, mis on riigi jaoks väga-väga kulukad, me räägime siin suurusjärgust umbes 40 miljonit eurot aastas, mis riigil jääb tulevikus või siis selle 1,5 aasta jooksul maksude ja tasudena kogumata, et me soovime saada ettevõtetelt kinnitust, et see tõepoolest aitab neil tegevust jätkata, aitab töökohti hoida ja aitab tagada seda, et kui nafta hind taastub, siis saavad ka taastuda ettevõtte senised tegevusmahud. See ei anna meile lõplikku garantiid, et need ettevõtted saavad tulevikus kasumlikud olema. See sõltub palju rohkem nafta hinnast, aga ma olen täiesti kindel, et see on väga suur ja oluline samm selle nimel, et ettevõtetel oleks võimalik jätkata ja need meist mitte sõltuvad, nendest ettevõtetest endist mitte sõltuvalt keerulised ajad üle elada. Ja teemasid, mida me soovisime täna arutada, oli tegelikult märksa enam, aga aeg seadis omad piirid. Meil on tegelikult terve rida ettepanekuid laual, mis veel Eesti suurtootjate olukorda võiksid parandada. Meil on tegelikult plaanis lähinädalatel nüüd arutada detailsemalt veel ka haldusreformi plaani. Me oleme ka haldusreformiga jõudnud lõpusirgele. Teadupärast mitte kunagi varem ei ole haldusreformi plaanidega, kuigi nendest on juba 20 aastat peaaegu räägitud, siis mitte kunagi varem ei ole jõutud selleni, et valitsus saaks juba detailset seaduse eelnõu arutada. Nüüd on see aeg käes. Me tõepoolest arutame juba eelnõu detaile. Kindlasti on nende detailide üle veel palju vaidlemist, aga vähemasti me oleme selles faasis, kus me saame öelda, et järgmise aasta sügisel tõepoolest saab haldusreform aset leidma ja need seadused
on ette valmistatud, nüüd on vaja need ka lõpuni menetleda. Minu poolt kõik, aitäh! Aitäh! See on muuseas esimene kord, kui pressikonverentsil on mulle plaksutatud ja ma tänan teid südamest selle eest. Palun ärge jätke siis järgmisi ministreid ka ilma aplausita. Sõltub, mis me räägime, jah. Järgmiseks saab sõna tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kes räägib nendest ettepanekutest, mis tema tõi täna kabinetti. Ja, tere ka minu poolt. Hea meel nagu alati näha Narvas väga aktiivset osavõttu, mis näitab, et inimesed hoolivad sellest, mis riigis toimub ja tegelikult tahavad teada, et ka eile valitsusliikmetega vesteldes on meil kõigil see kogemus olnud, et Narvas võetakse meid alati väga soojalt vastu, palju soojemalt kui mõnes teises piirkonnas, kus inimesed tavaliselt sellises mahus kohale ei tule. Aga mul on igal juhul... Так, где перевод? У вас какая-то своя техническая проблема. Все остальные слышат. Nii. Võime jätkata. Võime jätkata ja remonditakse ära. Et mul on, mina, nagu te teate, olen siin sagekülaline, aga mul on tõesti hea meel, et me seekord oleme kogu valitsuse koosseisuga siin ja tõesti ma usun, et ka eilsed arutelud olid head just selle poolest, et ka tänaseks ma usun, et kogu valitsusel on oluliselt parem pilt Ida-Virumaast ees, mis tähendab seda, et tulevaste Ida-Virumaad puudutavate otsuste puhul saame ühtemoodi aru sellest, mida piirkonnas teha tuleb selleks, et siin erinevad väljakutsed nii tööturu, majanduse, sotsiaalpoliitika vallas oleksid valitsuse poolt adekvaatselt siis lahendatud. Nüüd rääkides tööturust, siis Ida-Viru tööturu olukord tõesti viimase aasta jooksul on muutunud muret tekitavamaks kui seni. Just täna hommikul käisin ka Töötukassa Narva osakonnas, kus üleeilse seisuga oli arvel 3800 inimest, mis on ligi 600 inimest rohkem kui aasta varem. Nii kui me siia võtame juurde mõned koondamised, ka suuremad koondamised, mis on toimunud rohkem seal Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonnas, siis näeme, et tööpuudus on viimase aasta jooksul mitte küll väga palju, aga siiski mõõdukalt tõusnud, mis on negatiivne areng. Aga teisest küljest tasub alati vaadata seda perspektiivis. Siinsamas Narvas, kui üleeile oli arvel 3800 inimest, siis 6 aastat tagasi, aastal 2010, oli Narva osakonnas arvel 7700 inimest. Nii et 2 korda rohkem. Aga selleks, et olukord õigel ajal kontrolli alla saada, sest tööpuudus ei ole ju ainult majanduslik mure, vaid on ka suurel määral sotsiaalne mure, oleme me viimase kuu jooksul aktiivselt tööd teinud koostöös Sotsiaalministeeriumi, Majandusministeeriumi, Töötukassa ja Ettevõtluse arendamise sihtasutusega ning pakkunud omalt poolt välja siis täiesti uue töökohtade loomise erimeetme, mida me siis täna valitsuses otsustasime piloteerida just Ida-Virumaal, juhul kui see kogemus on positiivne ja ma usun, et ta on positiivne, siis seda saab rakendada ka teistes Eesti piirkondades, kus tööpuudus Eesti keskmisest kõrgem on. Ja selle meetme eesmärgiks on tõesti toetada, anda teatud starditõuge nendele ettevõtetele, kes on juba plaaninud omad tootmise ületoomist siia Ida-Viru piirkonda või on kaalunud siis olemasoleva tootmise laiendamist, anda neile siis riigi poolt see viimane vajalik motivaator selleks, et see juhtuks. Oleme ka EAS-iga koostöös võimalikke potentsiaalseid ettevõtteid läbi helistanud, nendega suhelnud ja tõesti meie esmane tagasiside ütleb, et on
suurusjärgus juba täna 20-25 ettevõtet, kes reaalselt kaaluvad täna, näiteks töötavad Tallinnas ja kaaluvad, kas tuua oma tootmine Ida-Virumaale või mõnda teise riiki, näiteks Lätti. Ja on öelnud, et juhul, kui valitsus sellise meetme peaks avama, siis nad kindlasti otsustaksid Narva kasuks. Ja ma usun, et selle täiendava meetmega tõepoolest, mille kohaselt siis 1 aasta jooksul Töötukassa kaudu kompenseeritakse 50% brutopalgast, juhul kui vähemasti 20 inimest, kvalifitseeruvat inimest siis tööle võetakse, võimaldab anda selle viimase tõuke tõesti, et need täiendavad töökohad siia tekiksid, sest töökohtade puudus on selgelt piirkonnas olemas, kogu piirkonnas arvel üle 7000 töötu ja olemasolevaid töökohti ligi 500. Nii et siin mult varem küsiti, et mitu töökohta siis nüüd aasta lõpuks tänu sellele meetmele tuleb. Eks tahaks ise ka loomulikult selliseid prognoose osata teha, aga eks lõplikke otsuseid teevad ettevõtjad ja ma küll olen tõesti nende esmaste kontaktide põhjal optimistlik, et me räägime siiski 100 uutest töökohtadest, aga teeme omalt poolt riigi panuse ära ja usume siis, et tõepoolest neid uusi töökohti tekib. Ja tõesti pikemalt arutlesime täna ka selle üle, kuidas aidata kriisi sattunud põlevkivisektorit. Kriisi on ta sattunud meist sõltumatult, kuna maailma naftaturu hinnad on langenud, aga selge, et Eesti riigi jaoks ei saa siin olla mingit õigustust tegutsematuseks, sest sektoris on hõivatud tuhanded inimesed ja tegutsematuse tulemus oleks tõsine sotsiaalne probleem, mistõttu loomulikult on keskkonnakaitse seisukohast tänased otsused sellest, et me langetame lühiajaliselt ja ajutiselt keskkonnamakseid, juhul kui ettevõtted omalt poolt võtavad ülesandeks siis oma tootmist edasi pidada, et keskkonna seisukohast ei ole need otsused kõige õigustatumad, aga selles olukorras, kus me peame leidma tasakaalu majandusliku, sotsiaalse olukorra ja keskkonnakaitse vahel, on selgelt täna kaal selles suunas, et valitsus peab sotsiaalmajandusliku olukorra stabiilsuse tagamiseks neid kompromisse keskkonnaga tegema. Nii et lähima kuu jooksul saab minu poolt siis ettevalmistatav töökohtade loomise meede valitsuses ka õigusliku staatuse, selleks on vaja muuta ühte Vabariigi Valitsuse määrust, mida me koheselt hakkame ette valmistama ja ülejäänud ministeeriumid said siis ülesande kiirkorras valmistada ette eelnõud, mis siis leevendaksid põlevkivisektori olukorda. Aitäh! Kui te peaministrit väga kaunis. Nüüd saab sõna sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. Ja tere ka minu poolt ja ma tahan enda poolt öelda, et viimase poole aasta jooksul olen Narvas korduvalt käinud ja Narva inimestega suhelnud ja tõepoolest see vastuvõtt on olnud alati väga asjalik ja Narva inimesed on väga huvitatud sellest, kuidas moodi Eesti riik toimetab ja sotsiaalkaitseministrina ma tahan öelda seda, et valitsus teeb väga palju selle jaoks, et ei satuks sotsiaalkaitsesüsteemi, nagu te just eelnevalt kuulsite, et meil oleks olemas siin töökohad, et meie ettevõtted, mis selles regioonis on väga palju seotud just nimelt maavaradega ja ka sellega, mis toimub maailmaturul nafta ja energia hindadega, siis mina kui sotsiaalkaitseminister ütlen, et parem on investeerida, parem on tegeleda nende teemadega, mis aitaksid luua ja mis aitaksid hoida töökohti, kui tegeleda hiljem inimeste probleemidega sotsiaalkaitsesüsteemis. Mis ma tahan öelda teile on see, et olge julged, olge südikad ja ettevõtlikud. Ja kui teil on probleemid ja kui tekivad raskused, siis Eesti sotsiaalkaitsesüsteem on tugev, kõigile kättesaadav üle Eesti, igal pool. Nii et me oleme kohal.
Kui ma räägin paari sõnaga sellest, mida me valitsuses otsustasime ja arutasime, siis üks teema, mis ka eelmine kord siin saalis kõige rohkem tähelepanu pälvis, oli teema Eesti sisserände ja põgenike ja pagulaspoliitikast, siis Riigikogus on arutusel seadus, mille nimeks on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus. Ja üks kõige rohkem küsitud küsimusi, mitte ainult siin Ida-Virumaal ja Narvas, vaid üle Eesti, on olnud see, et kas nendel põgenikel, keda Eesti vastu võtab, kui nad kunagi siia jõuavad, saavad olema Eesti inimestest erinevad toetused ja suuremad toetused. Siis täna me kuulasime ära informatsiooni ja riik on otsustanud, et ka need erinevad toetused, mis on olnud varem rahvusvahelise kaitse saajatele, need me ühtlustame niimoodi, et need põgenikud, kes siia tulevad, juhul kui riik otsustab neile anda rahvusvahelise kaitse, siis nad on Eesti sotsiaalsüsteemis kõigi teiste inimestega võrdsed. Nad ei saa mingisuguseid erilisi toetusi. Mis tähendab seda, et seni kehtinud munitsipaalkorteri remondiks ette nähtud toetus, mis oli 4455 eurot inimese kohta, enam ei ole, ehk siis tuleb saada ise hakkama. Ja teine, mis puudutab ka siis eluruumi üürikulude katmise korda, millest on ka avalikkuses juttu olnud, et senimaani oli see summa kokkuvõttes isiku kohta 1690 eurot võimalik maksimaalse määrana, siis seda enam igakuiselt rahvusvahelise kaitse saajale enam ei ole, vaid ta saab ühekordselt, juhul kui endal vahendid puuduvad, esmase üürilepingu sõlmimise toetuse. Nii et see on üks sõnum kõigile inimestele ka Eestis, seda teemat on väga palju puudutatud. Et need, kes siia tulevad, juhul kui riik otsustab anda rahvusvahelise kaitse, ehk siis tagada nende kaitse Eesti territooriumil, siis nad saavad täpselt samasuguseid toetusi kui kõik teised Eesti inimesed, ei ole mingisugust erikohtlemist. Ja eesmärk on see, et need inimesed, kes siia tulevad, nad õpiksid ära eesti keele, nad oleksid motiveeritud leidma tööd, töötama siin, olla maksumaksjad ja samamoodi, et nende lapsed läheksid lasteaedadesse, koolidesse, et nad saaksid hakkama eesti keele õppimisega ja integreerumisega. Ja lõpetuseks üks teema, mida valitsus küll eraldi ei arutanud, aga eile õhtul, kui meil toimus siin mitteametlik kogunemine, puudutabki keeleõpet. Ja mis ma tahan öelda väga selgelt üle Eesti ja eriti ka siin Narvas, et eesti keeleõpe ei tohi olla defitsiit. Eesti keeleõppe kättesaadavus ei saa olla Eesti Vabariigis takistatud. Ja siin kindlasti valitsus lähiajal vaatab üle ka eesti keele tasuta õppe rahastamise küsimused. Narvas mulle väga sümpatiseerib see, et inimesed tahavad õppida eesti keelt. Siin on üle 1000 inimese, kes on eesti keele tasuta õppe järjekorras ja Eesti riik peab tagama selle, et nendel inimestel on võimalik õppida eesti keelt ja õppida eesti keelt niimoodi, et see keel saadakse ka selgeks, mitte lihtsalt formaalselt. Nii et nende teemadega me tegeleme ja nüüd oleme valmis vastama ka teie küsimustele. Aitäh! Nüüd ma võtan küsimusi ja nagu ma alguses ütlesin, kuna tegemist on pressikonverentsiga, siis ma annan prioriteedi küsimuste esitamisele ajakirjanikele. Nii et palun, kes soovib küsida, andke käega märku. Ma kordan küsimust, kuna see mikrofon ei kostnud kõigile kätte, siis küsimus oli selle kohta, et kuidas mõjutas valitsuse tööõhkkonda see, et tuldi Stenbocki majast välja. Ja minu vastus on, et väga hästi mõjutas. Ma arvan, et nii see eilne väga põhjalik arutelu, kaasates Ida-Virumaad väga hästi tundvaid inimesi, selleks, et saada vägagi detailne briif maakonna võimaluste,
tulevikupotentsiaali kohta. Paljuski oli seal asju, mida me hästi juba teadsime, aga ma usun, et igal valitsuse liikmel oli mõni infokild, mõni nüanss, mida sellest huvitavast arutelust noppida ja mis minu jaoks kõige tähtsam, et me saime kõik ühte inforuumi, et nii nagu Margus Tsahkna siin nimetas, mitte ainult kultuuriminister Indrek Saar ei muretse tulevikus sellepärast, et oleks rohkem võimalusi eesti keele õppeks Ida-Virumaal ja mitte ainult Ida-Virumaal, aga sealhulgas ka Ida-Virumaal, vaid nüüd on see, kuna me sellest teemast väga detailselt teile rääkisime, kogu valitsuse ühine mure. Ja selline arutelu on ilmselgelt väga positiivne. Ja loomulikult on väga meeldiv ja omamoodi ka sümboolne arutada ka Ida-Virumaaga seonduvaid kabinetiteemasid just nimelt siin koha peal. Et ega see valitsuse istungi ja eilse mitteametliku arutelu formaat ei ole ainus, mida me siin teeme. Kõikidel valitsuse liikmetel on mitmeid kohtumisi nii oma haldusalas kui ka laiemalt. Ka mina käisin eile näiteks Ida-Viru kutsehariduskeskuses, et arutada, millised on võimalused tulevikus veelgi paremini inimeste ümberõppesse investeerida. Täna me läheme koos kultuuriministriga vaatama Vaba Lava asukohta ja meile tutvustatakse neid töid, mis on plaanitud teha. See on üks nendest otsustest, mida valitsus langetas juba kuu või paar tagasi, et Narvasse tuleb korralik teatrikompleks, Vaba Lava ja täna me läheme sellega tuttuma ja nii edasi. Et ma usun, et nii Margusel kui Jevgeni juba ütles ka, tõi juba näiteid nendest asutustest, mida tema on juba külastanud ja täpselt samamoodi kõigil teistel ka. Aga nagu öeldud, siis meie soov ei ole seda jätta ühekordseks, et ma usun, et need kogemused ja mõtted, mis me siit kaasa võtame, aitavad tegelikult valitsusel teha mitmeid otsuseid veel õige mitmete kuude jooksul, et neid teemasid, mis vajavad nüüd veel follow-up'i või järeltegevusi oli päris palju. Ja samamoodi ma usun, et see minu meelest küll väga positiivne kogemus Ida-Virumaale tulekust annab meile küllap julgustust veidi tihedamini Stenbocki majast välja tulla ka terve valitsusega, et eks loomulikult kõik ministrid käivad ringkäikudel, enamik ministreid teeb iga aastaga Eestile tiiru peale, aga et kõik koos välja tulla ja ühiselt konkreetse maakonna nii muresid kui rõõme arutada, et see on, ma arvan, tulevikus ka positiivne. Et lühike vastus on väga hästi mõjus. Aitäh. Ma võib-olla lisaks, et just nimelt eile õhtul omavahel valitsusega koos istudes ma võin öelda teile, et me väga harva tegelikult väljaspool valitsuse kabinetti ja valitsuse koosolekuid saame omavahel kokku kõik korraga. Et me arutasime seda kindlasti, et taolisi sarnaseid väljasõiduistungeid tuleb teha ka mujal Eesti piirkondades ja seda me kindlasti ka teeme. Aga üks teema, mis kindlasti jõudis lähemale, ma arvan, kõikidele ministritele, on see riigi plaan tuua Tallinna linnast välja rohkem riigiasutusi, rohkem riigi töökohti, rohkem riigi ametnikke ja just nimelt ka Ida-Virumaale. Et sellise tunnetuse, ma arvan, väga paljud ministrid kindlasti selle visiidi käigus said tugevamaks. Ja ma ütlen oma isikliku seisukoha, et ka näiteks Ida-Viru maavalitsus võiks täiesti vabalt tuua Narva linna seesama suurepärane Raekoja hoone, mis on selle sama maja kõrval, võiks olla näiteks koht, aga see on selline asi, mida võiks kaaluda. Et sellised mõtteid tulevad pähe siis, kui käia välisistungitel. Jaa, kuna Ida-Virumaa on kõige huvitavam ja ilusam paik Eestis, siis loomulikult mõjub see valitsuse tööle väga hästi. Et kui mõnikord öeldakse, et valitsuse otsused on palju aega võtnud, siis näete 4 tundi Ida-Virumaal ja mitmed väga põhimõttelised ja olulised otsused langetatud, nii et suurepärane kogemus. Lauri Liikane, Tallinna Televisioon uudised. Kui palju nüüd see Töötukassa kaudu ettevõtjatele jagatav toetus erineb sellest praegusest palgatoetusest, mida Töötukassa juba praegu jagab?
Ja väga põhimõtteliselt. Tänane palgatoetus on siis selline tööturul väga madala konkurentsivõimega inimeste tööle aitamise toetus. Selleks, et sellele toetusele kvalifitseeruda, peab inimene olema pikaajaliselt töötu, see tähendab seda, et töötu kauem kui 12 kuud. See on selline juba ekstreemne sotsiaalmeede selleks, et inimene tõesti kuskilegi tööle saaks. Siis see erimeede, mille loomises valitsus täna üksmeelele jõudis, on osaliselt ka tööturumeede loomulikult, et me sotsiaalselt ja riigi poolt toetame töökohtade loomist, aga teiselt poolt on oluliselt rohkem suunatud ettevõtluse toetamiseks, ehk siis ta on niimoodi tööturu ja ettevõtluse toetuse vahepeal, ehk siis selle põhiline eesmärk on tõesti julgustada neid ettevõtteid, kes on juba pidanud plaani oma tootmise üleviimiseks Ida-Virumaale, et nad selle sammu astuksid, see on teatud nagu tõuge, et tehke see asi ära, see on väärt seda. Või siis on ka siin Ida-Virumaal on mitmeid ettevõtteid, kes täna juba toimivad ja on mõelnud laienemisplaanidele, aga midagi on jäänud selles majanduslikus kalkulatsioonis puudu, et see töötajate värbamine on alati ju riskiga seotud, inimeste palkamine nagu ikka, et see starditõuge tõesti võiks anda selle viimase julgustuse, et nad selle investeeringu ära teeksid, sest loomulikult lisaks töötajate palkamisele tootmise laiendamine või ületoomine eeldab ju ka teisi investeeringuid sisse seades infrastruktuuri ja nii edasi, nii et selle põhiline erinevus on tõesti see, et sellele kvalifitseerutakse juhul, kui võetakse korraga tööle vähemalt 20 tööta olnud inimest, ehk siis me räägime oluliselt suurematest tootmisüksuste avamisest või ületoomisest siia. Aitäh! Ирина Токарева, газета «День за днем». У меня вопрос тоже к министру Осиновскому. Вы сказали, что проведен мониторинг, и сейчас уже 20-25 предприятий могли бы переехать в Ida-Virumaa, если это пособие будет утверждено. Но возникает вопрос, почему они хотят переехать? Им там, где они сейчас, не хватает рабочей силы, или им нравится, что здесь низкая заработная плата, и в связи с этим они хотели бы перевести производство в Ida-Virumaa? Jah, aitäh küsimuse eest. EAS-il, ettevõtluse arendamise sihtasutusel, on pidevalt töös kontaktid erinevate ettevõtetega ja EAS tegeleb nende nõustamise ja abistamisega erinevate asukoha valikute puhul. Ja tõepoolest mitukümmend ettevõtet, nii need, kes täna töötavad Ida-Virumaal, nii need, kes täna näiteks on oma tootmisüksustega Harjumaal, kui ka need ettevõtted, kes täna on mõnes teises riigis, välisinvestorid, on Ida-Virumaa suhtes huvi üles näidanud. Sõltuvalt sektorist on need põhjused, miks Ida-Virumaa vastu huvi tuntakse erinevad. Mõne jaoks on oluline see, et tegemist on Venemaa piiri ääres oleva piirkonnaga, teiste jaoks on oluline see, et siin piirkonnas on väga tugev insenertehniline baas, ehk siis siin on tõesti Eesti mõistes küllaltki ainulaadse kvalifikatsiooniga tööjõuga. Ja kindlasti väga paljude jaoks on argumendiks see, et siin on seda tööjõudu oluliselt kergem leida kui mõnes teises Eesti piirkonnas, sest kui me vaatame Eesti tööpuuduse keskmiseid näitajaid, siis need on juba langemas sinna alla 5%, mida peetakse selliseks juba allapoole loomuliku tööpuuduse määra, mis tähendab seda, et tegelikult meil väga paljudes Eesti piirkondades on väga tõsine tööjõupuudus, et inimesi ei ole, keda tööle värvata. Siis Ida-Virumaal seda vajalikku ressurssi on ja tõesti, kui me suudame siin üks osa sellest meetmest, milles me ka kokku leppisime, on see, et juhul kui ettevõte ütleb, et nad viivad või toovad Ida-Virumaale täiendava tootmisüksuse, siis Töötukassa võtab enda peale kohustuse koolitada spetsiaalselt selle ettevõtte jaoks välja ka töötajad, kes siin võiksid tööle hakata just nimelt vastavalt selle ettevõtte profiilile. Nii et neid ettevõtteid on väga erinevaid, nad on väga erinevatest sektoritest, on metalliettevõtteid, on tekstiiliettevõtteid, nende põhjused Ida-Virumaa kaalumiseks, nagu ma ütlesin, on erinevad. Ja tõsi on ka see, et me oleme ka regionaalses konkurentsis, et näiteks üks ettevõte Tallinnas kaalub, kas tuua oma tootmine üle Ida-Virumaale või viia see Põhja-Lätisse.
Nii et eks selline see vaba turg on ja me peame siin kindlasti konkurentsis püsima ja see konkreetne ettevõte on öelnud, et juhul kui selline toetusmeede tuleb, siis tehakse otsus just nimelt Ida-Virumaa kasuks. Kui lubate, ma 2 sõnaga veel täiendaks, ma olen täiesti nõus sellega, mida Jevgeni Ossinovski ütles ja ma täiendaks seda, et tõepoolest ettevõtjate seisukohast lähtuvalt on kõige motiveerivam liikuda sinna, kus on kvalifitseeritud tööjõudu või kus on potentsiaali selleks, et oleks kvalifitseeritud tööjõudu. Ja tõepoolest mõnes piirkonnas, nii näiteks Harjumaal kui Tartumaal on olukord selline, kus on ikkagi juba krooniline kvalifitseeritud tööjõu puudus ja seetõttu on minu meelest ainult positiivne, et ettevõtted on ka avastanud selle, et ei pea ilmtingimata kolima oma tootmist Lätti või Leetu, vaid ka Eestis on piirkondi, kus on nende poolt vaadates kvalifitseeritud tööjõu võimalused suuremad. Seda esiteks. Teiseks, kogu Eestis on väga-väga suur tööjõupuudus IKT valdkonnas ehk info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Ja selle üle mul on erakordselt hea meel, et siin samas majas Tartu Ülikooli Narva kolledžis on juba, kui ma nüüd õigesti arvutan, umbes 7 kuud õpetatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eriala. Samuti tegelikult on võimalik IKT-haridust Ida-Virumaal või veidi teise profiiliga, aga siiski on võimalik ka mujal saada. Ja see on üks asi, millel ma näen väga-väga suurt potentsiaali. Et need noored inimesed, kes õpivad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, nende jaoks tasuva töökoha saamise tõenäosus on väga-väga suur. Sest üle kogu Eesti on väga-väga palju neid ettevõtteid, kes on lausa kroonilises tööjõupuudus just nimelt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas ja tegelikult IKT-ga on ju ka nii, et ka mõni ettevõte, mille peakontor asub näiteks Tallinnas või Tartus, võib küllalt lihtsalt teha ka väiksema üksuse kas Narva või Jõhvi või Kohtla-Järvele või Sillamäele, sest IKT-s erinevalt tehastest ei pea alati kõikides asutustes olema see lokatsioon täpselt üks, nii et ma näen siin väga suurt potentsiaali Ida-Virumaa jaoks ka. Лариса Оленина, Нарвское городское собрание, член городского собрания. Я вначале позволю себе маленькое выступление, вернее, выполню просьбу, которую меня попросила общественная организация про Нарвский замок, и передать вам, господин премьер-министр, а также господину Индру Кусару по культуре, некоторые письма, которые связаны с реконструкцией Нарвского замка. Дело в том, что более 3000 человек уже в Нарве взволнованы тем, какие ждут изменения Нарвский замок, и поэтому я вот сейчас хочу передать. А второй вопрос у меня уже по делу, вот вокруг рабочих мест. Дело в том, что города Ida-Virumaa, они оказываются в беде, когда уходят рабочие места, то страдают их налоги. И вот вы говорите о том, что вы готовы новым компаниям дать деньги, 50% зарплаты, чтобы они пришли сюда и создали рабочие места. Они рассматривали такой вариант, чтобы поддержать городские самоуправления и дать им вот эти 50% зарплаты, чтобы они сохранили рабочие места в детских садах, где они вынуждены работников сокращать, чтобы как-то выжить, чтобы урегулировать свой бюджет, потому что растет все время минималка, и уже невозможно справиться с тем, что происходит. Может быть, это тоже была бы хорошая мера тем предприятиям, кто здесь действует, кто работает в сфере нашего самоуправления, получает зарплату из средств городского бюджета, тоже выделить бы такую дотацию. Aitäh. Kõigepealt võta kindlasti pöördumised vastu ja kindlasti tutvud nendega, aga mis puudutab teist küsimuse poolt, siis loomulikult riik väga paljudes küsimustes toetab kohalikke omavalitsusi, sealhulgas Ida-Virumaal. Eile andis riigihalduse minister Arto Aas väga põgusa, aga siiski küllalt ilmeka ülevaate mulle sellest, millised investeeringud või kui suures ulatuses investeeringud on plaanis riigi vahenditest ja Euroopa Liidu vahenditest Ida-Virumaale. Me räägime siin 10 miljonitest eurodest ja see kindlasti aitab väga paljudes valdkondades ka omavalitsusel oma tööd teha. Sealhulgas on näiteks olemas meede toetada lasteaedade ehitust,
usun, et Margus Tsahkna saab selle kohta vajadusel täpsemalt rääkida. Meil on olemas mõlema täna kohal oleva ministri ja veel paljude ministrite valdkonnas väga palju investeeringute toetusi, väga palju teenuste toetusi, neid plaane, kuidas me saame omavalitsusi aidata oma teenuste pakkumisel, on väga-väga palju ja ainuke asi on see, et omavalitsus peab olema ka aktiivne ja nendest tõepoolest siis ka taotlema aktiivselt ja osa saama. Ja täpselt samamoodi nagu ka eelmisel perioodil, ka siin samas Narva linnas on ju nii riigi kui Euroopa maksumaksja toel nii mõnigi kaunis objekt korda tehtud. Mul on kahju, et ma siiamaani patt tunnistada, aga ma ei ole siiamaani ise jõudnud korda tehtud randa. Ma olen alati, kui ma olen tulnud, on liiga kiire olnud või olen tulnud talvel, kui randa on vähe asja, aga olen ka mina päris mitut objekti ise tutvunud ja näinud, et nendest investeeringutest on tõepoolest kohaliku keskkonna jaoks palju kasu. Üks huvitav asi, mis mul tuli veel teie küsimusega seoses meelde, mis minu meelest on natukene kummaline. See kummaline on see, et Ida-Virumaal on oluliselt vähem kui Eestis keskmiselt taotletud omavalitsuselt erinevaid sotsiaaltoetusi, mida riigieelarvest omavalitsustele pakutakse. Ja sellega mulle tundub, et on vajalik omavalitsusel teha veidi rohkem teavitustööd. See puudutab eeskätt seda, et kui inimestel on majanduslik raskusi, siis on käesoleva aasta algusest tõusnud oluliselt toimetuleku piir. Kui eelmise aasta lõpuni oli toimetuleku piir Eestis 90 eurot iga pereliikme kohta, siis käesoleva aasta algusest tõusis see 130 euroni pereliikme kohta ja seda vahendab omavalitsus, aga riigieelarves me saame kinnitada, on need vahendid olemas, nii et kui keegi Ida-Viru elanikest või ka Narva elanikest täpsemalt tunneb, et seda toetust peaks taotlema, siis omavalitsuse sotsiaaltoetajatega vesteldes on võimalik välja selgitada, siis millised täpselt need võimalused on. Ja teine toetus, mille puhul minu meelest peaks taotlejad olema märksa rohkem, on vajaduspõhine lastetoetus. See puudutab samuti neid peresid, kelle majanduslik olukord ei ole kiita ja lisaks sellele lastetoetusele, mis on üldine ja mis on ka kasvanud, siis lisaks sellele on veel täiendav vajaduspõhine lastetoetus, nii et kokku on nii esimese kui teise lapse kohta võimalik juba ligi 100 eurot saada, kui pere toimetulek on keeruline, nii et ma soovitan omavalitsusel neid riigi poolt pakutavaid toetusi aktiivselt reklaamida. Aitäh. Ma võib-olla lisan peaministrile, mis puudutab siis neid meetmeid, mida me saame investeeringutena kasutada ja ka tegelikult teenuste osutamise jaoks kasutada Euroopa vahenditest, siis siin on hästi suur roll omavalitsusel ja konkreetselt näiteks Narva linnal ja linnavalitsusel, et olla aktiivsed. Järgmise paari aasta jooksul me lahendame ära üle Eesti lastehoiuga seonduvad probleemid ja meil on, ja ma ministrina olen allakirjutanud meetmele üle 7 miljoni euro, et tagada lastehoiuteenus üle Eesti nendes piirkondades, kus on probleemid. Ja see tähendab seda, et me mitte ei investeeri ainult lasteaia majadesse, vaid me aitame omavalitsusel maksta palka ja tegevustoetust nendele inimestele, kes laste hoidmisega tegeleks. Selle jaoks, et pered saaksid ja vanemad saaksid täie jõuga käia tööl ja nad ei ole sunnitud siis otsima lasteaia kohti. Teine väga oluline teema, mis puudutab kindlasti ka Narva linna, mis on üks kiiremini vananev linn Eestis. See on kahjuks nii. Siis see on omastehoolduse teema. Ehk siis väga paljud inimesed peavad jääma kas tööturult ära või oma aja ja eneseteostuse panema kinni, et nad peavad hooldama oma lähedast inimest, kes mingitel tervislikel põhjustel jääb koju. Siis see on üks prioriteet sotsiaalvaldkonnas, et aidata ka omavalitsusi. Meil on selleks 31 miljonit eurot ette nähtud avaliku taotlusvooru, et omavalitsused saaksid abi ja tuge nende teenuste pakkumisel, et need inimesed saaksid hoolitsetud ja need täiejõulised tööinimesed, kes on sunnitud jääma koju oma lähedast hooldama, kuna ei ole omavalitsuseda võimekust pakkuda neile teenust, et nad saaksid tegelikult tööle. Et neid meetmed on tegelikult päris palju ja siin on üleskutse eelkõige omavalitsustele olla aktiivsed, et taotleda neid, kuna
see Euroopa rahade periood, mis nüüd on avanenud, on hästi palju suunatud just sellele, et inimesed saaksid aktiivselt osaleda tööelus, aktiivselt ühiskonnas. Et ma võib-olla ka lisaks, et mis puudutab riigipoolset lisatoetust omavalitsustele, et siis selle töökoha loomise toetus loob Narva inimestele täiendavat tööd, nende töökohtade pealt makstakse tulumaksu, millest suurusjärgus pool laekub ka kohalikule omavalitsusele. Siiski töökohti loovad ettevõtted, avalik sektor on kindlasti ka oluline tööandja, aga uute töökohtade loomise mõttes peame me selgelt toetama uute ettevõtete tulekut siia, see on see, mis on jätkusuutlik. Teiseks, arvestades Narva keerulist sotsiaalmajanduslikku olukorda, on riiklikust tasandusfondist kõige suurem summa, kõige suurem proportsioon laekub Narva linnale. Nii et Narva linn saab kogu tasandusfondist, niimoodi peast öeldes umbes 1/4 kogu Eestist, kogu Eesti summast, üle 20 miljoni euro. Nüüd puudutasite haridusvõrku. Selleks, et efektiivsemalt majandada, tuleb kohalikul omavalitsusel endal mõistlikult toimida. Narvas on 700 gümnasisti ja 7 gümnaasiumi. Et ei ole ühtegi teist suurt omavalitsust, kes sellises olukorras siiani toimib ja ei ole ühtegi koolivõrgu otsust teinud. Seetõttu, et neid otsuseid ei ole tehtud, on Narva linna kulutused haridusvõrgu ülalpidamisele ühed Eesti kõrgeimad. Ja see raskendab investeeringuid muudesse valdkondadesse. Olen oma eelmises ametis öelnud, riigil on koolivõrgu programm, millest on võimalik ja riik on valmisolekut avaldanud rajada Narva 2 gümnaasiumi uut hoonet või olemasolevat hoonet rekonstrueerida. Lisaks toetada, juhul kui koolivõrk korda saab, ka põhikooli rekonstrueerimist, suurusjärgus 10 miljonit eurot investeeringut. Narva linn ei ole paraku suutnud ühtegi koolivõrgu, süsteemset koolivõrgu otsust vastu võtta. Ja sellises olukorras kindlasti ongi keeruline majandada ja ei tulegi palgarahast välja, kui otsuseid ei tehta. Sama puudutab ka teisi sfääre. Olen Narva linnavolikogule öelnud, et riik on valmis panema õla alla selleks, et Narvas oleks tervishoid paremal tasemel, kui ta praegu on. Oleme valmis tagama tänaste ambulatoorsete erialade vastuvõttu, juhul kui suudetakse kokku leppida Ida-Viru Keskhaiglaga koos nende süsteemses koostöös. Oleme peaministriga isiklikult rääkinud sellest, et me saaksime riigieelarvest täiendavalt ka eraldise teha selleks, et saaks erakorralise meditsiini osakond Narvas renoveeritud. On juba avanenud meede perearstikeskuste või tervisekeskuste rajamiseks. Narvas on väga suur hulk perearste, mis tähendab, et siia oleks võimalik isegi 2 kaasaegset keskust rajada. Siiani ei ole ülemäärast aktiivsust üles näidatud. Ma tean, et Narva haigla on pärast minu eelmist visiiti selles suunas aktiivsemalt mõtlema hakanud, aga paljud otsused on just nimelt Narva linnavolikogu käes, kes on haigla omanik siin linnas. Nii et ma tõesti kutsun teid üles strateegilistele, tõsistele, konstruktiivsetele otsustele Narva linna poolt. Nüüd on kõigepealt üks küsimus veel meedias ja siis on mulle siia registreerinud 4 küsimust kohalikelt elanikelt. Kas lisaks täna valitsuse poolt vastu võetud otsustele on teil veel midagi plaanis teha töötuse vähendamiseks Ida-Virumaal? No, üks konkreetne otsus, mille me tegime umbes 1 või 1,5 tagasi, mis kindlasti Ida-Virumaad mõjutab positiivselt, on see, et statistikakaubanduse raames võimaldada Narva elektrijaamades ka taastuvenergiat täiendavalt toota. See tähendab lihtsamas keeles seda, et luua suur nõudlus just nimelt Ida-Viru maakonnas puidu järele, mis omakorda siis loob uusi töökohti puidu valdkonnas. See numbrid, mida spetsialistid, kes valdkonnaga tegelevad, on välja käinud, on erakordselt suured.
võtame ühe sammu korraga, näeme, kui palju neid töökohti päriselt tuleb, aga meie usk on, et see tõepoolest töökohti loob ja aitab Ida-Viru maakonna arengule kaasa. Samuti on varasemaks toodud, ja see on juba tehtud otsus, varasemaks on toodud tööstusparkide täiendavad investeeringud, et oleks võimalik kiirendada tööstusparkides ettevõtete rajamist. Ka see otseselt mõjutab ja see on võib-olla, kui võtta seda komplektina selle palgatoetuse loomisega, siis see võib tegelikult ka omavahel sünergiat omada, et ühelt poolt on teada, et tööstuspargist on võimalik saada soodsa hinnaga maa, kuhu siis oma tootmisüksus rajada või miks mitte ka teenindusüksus. On ju ka näiteks samas Narva lähedal tööstuspargis ka näiteks logistikaettevõtteid ja kui sinna on võimalik vähemalt osa töötajatest saada ka palgatoetuse abiga, siis see võib kokku komplektina olla juba päris tugev pakkumine. Me ei jõudnud täna arutada ettevõtlusministri ettepanekuid tööstuspoliitikast laiemalt, aga selge on see, et meil on põhimõtteline soov arutada seda, et millise mõjuga oleks väga suurte elektritarbijatele erandi tegemine. Erandi siis kas võrgutasudest või taastuvenergia tasudest või aktsiisist. Et siin on väga palju erinevaid kombinatsioone, väga palju erinevaid detaile. Põhimõtteliselt on mõned riigid ülisuurtele tarbijatele selliseid erandeid teinud. See on üks konkreetne näide, mida võiks arutada. Ja selge on see, et Ida-Virumaal on ilmselt Eesti kõige parem koht, kus väga suurt energiamahukat tootmist otse elektrijaama kõrval oleks võimalik rajada. Näiteks Auveres, kus on uus elektrijaam, seal on ka ruumi põhimõtteliselt, et rajada sinna näiteks data center. Kas see meil õnnestub? Eks elu näitab, aga meie asi valitsusena on võimalusi luua ja kaaluda väga tõsiselt, et milline siis maksu või regulatsioonikeskkonna muutus aitaks kaasa sellele, et tõenäoliselt erainvestor tuleb ja loob sellise väga suure investeeringu just nimelt siia piirkonda, et mida me saame teha selleks, et seda tõenäoliselt suurendada. Aitäh. Ma vabandan, minu küsimus ei ole majandusest, vaid muust vallast. Aga majandusega on see seotud minu meelest natukene ka kaudselt. Selles mõttes, et jah, me kuulsime palju siin, valitsus võtab ette Narva ja Ida-Virumaa arendamiseks ja see on hea. Aga minu meelest Narva linn peaks ka püüdma ise siis selle ülejäänud Eestile, sest ülejäänud Eesti arvelt tuleb see natuke kõik, üks ole, natuke ka meeldida. Ja nüüd ma jõuan küsimuse juurde. 2 aasta pärast on Eesti Vabariigi 100. aastapäev. Veel sel aastal on Eesti taas iseseisvumise 25. aastapäev. Aga Narva linnas kestab piinlik olukord, kus 2 olulisel tänaval on Eesti Vabariigi verivaenlaste nimed. Iseseisva Eesti Vabariigi verivaenlaste nimed. Need on Dauman ja Tiimann. Mõned aastad tagasi oli see küsimus aktiivselt ülevel, aga Narva juhtkonna vastuseisu tõttu jäigi lahendamata. Leiti muidugi põhjuseid, et raha pidavat minema ja härra Daumannile või seltsimees Daumanile leiti niisugune õigustus, et tema ajal sai Narva Eesti osaks Lenini dekreediga. Kõik ajaloolased teavad, et see oli puht taktikaline käik, sest kui te saaksite natuke lühemalt nüüd. Nii, ja kui see nüüd jääbki ka 100. Eesti Vabariigi aastapäeval niisugune olukord, siis on küll piinlik minu meelest, lihtsalt piinlik. Aga samas on ka väga palju Eesti Vabariigi tuntud ja teeniliste tegelaste nimesid, kes on Narvaga seotud, näiteks Narva vangilaagris kinni istunud või koguni surnud ja maetud tundmatusse hauda Narva linna taga. Lugupeetud härra, palun nüüd formuleerige küsimus ja siis... Et kas Vabariigi valitsus saab midagi ette võtta selle niisuguse olukorra muutmiseks?
ma ütleks kõigepealt niimoodi, et Eesti on üks tervik ja me ei pea mõtlema niimoodi, et kui me ühte või teist piirkonda ka riigi poolt toetame, et siis see tuleb ilmtingimata kellegi arvelt. Ma usun, et iga Eesti osa on oluline kogu Eesti jaoks. Ja nii nagu suur osa kogu Eestis tarbitavast elektrienergiast tuleb Narvast või Narva lähedalt täpsemalt öeldes, siis samamoodi on jällegi ka neid asju, mida tehakse või toodetakse või pakutakse Põhja või Lõuna või Lääne-Eestis, millest jälle Narva inimestel on põhjust rõõmu tunda ja ainult sellisena saabki üks riik toimida, et iga maakond, iga linn, iga vald on oluline ja kõik toimime koos ja kui on vaja kedagi aidata, siis loomulikult ühiselt saame ka sellega hakkama. Aga mis puudutab tänavanimesid, siis see on küll üks küsimus, kus kogu oma suures võimsuses Vabariigi Valitsus väga palju sõnaõigust ei oma, sellepärast et see on küsimus, mis on kohalike otsustajate pädevuses ja loomulikult Narva linna elanikel, eriti aktiivsetel inimestel on alati võimalik kohalikku võimu positiivselt mõjutada ja olla järjekindel ettepanekute tegemisel ja küsida ka küsimusi, kui tundub, et mõni otsus on ebaõiglaselt kaua tegemata. Et valitsuse liikmena ja peaministrina ma siin seisukohta võtta ei saa, sest see on omavalitsuse pädevuses, aga kodanikuna saan soovitada, et olla aktiivne ja tuletada omavalitsusele tegemisi ja ka tegemata jätmisi alati meelde. Ja see muuseas kehtib ka kõikide teiste põhimõtetega, mitte ainult tänavanimedega. Aitäh! Aitäh kõigepealt siis vasakult äärelt ja siis me läheme uuesti kohalike inimeste küsimusteni. Светлана Зайцева, газета «Виро-Проспект». Скажите, пожалуйста, как отразится снижение налогов на сланцевую промышленность на бюджетах местного самоуправления? No see otsuse skeem, mis meil täna sõelale jäi kohalike omavalitsuste jaoks ressursitasu laekumist ei langeta. Me peame alati arvestama, et kui riik teeb maksupoliitilisi otsuseid, siis me peame neid püüdma teha niimoodi, et kohaliku omavalitsuse eelarve pihta ei saaks. Nii kui me oleme näiteks tulumaksu langetanud või tulumaksuvaba miinimumi tõstnud, ka tulumaksuvaba miinimumi me tõstsime nii sel aastal kui eelmisel, tulumaksu langetasime eelmisel aastal, siis see langetamine tuli 100% riigi osast ja kohaliku omavalitsuse protsent ei saanud kuidagi pihta. Ja nii samamoodi on ka ressursitasude puhul, et see otsus, mis meil laual oli, omavalitsuse tulubaasi ei kärbiks ja see jääks riigi kanda, see kogu koormus. Tuleb muidugi ausalt öeldes ka tunnistada, et keskkonnaministri jaoks oli see küllalt raske otsus, sellepärast et selge on ka see, et sellisel otsusel on ka teine pool, et ühelt poolt me tõepoolest oluliselt leevendame põlevkivisektori olukorda, aga teiselt poolt, nii nagu ka Jevgeni Ossinovski enne õigesti märkis, et ka keskkonna jaoks tehtavate investeeringute hulk on siis selle perioodi jooksul natukene väiksem ja see loomulikult on nii nagu enamik valitsuse tehtavaid otsuseid küllalt keeruline, et ei ole selliseid otsuseid, mida saaks teha nii, et kuskil mujal ei oleks negatiivset mõju, aga me siin hindasime, et see sotsiaalmajanduslik olukord on praegu, ütleme siis nii, et prevaleeriv. Aitäh! Ja võtame küsimuse keskelt. Ja, tere, minu nimi on Valeria, mina olen kultuuritöötaja ja küsimus on selline. Narva on 3. linn Eestis suuruse järgi, aga siin puuduvad kultuurivaldkonnas üldse riigi institutsioonid. Hea, et on tulemas Vabalava, aga see on projekt eri investoritega ja see on veel tulemas. Kes praegu tegeleb, kellele on need ülesanded delegeeritud, kes vastutab, et näiteks on kultuuripoliitika põhialused, kes sellega tegeleb, kes üldse vaatab, mis siin kultuuriga ja see kultuur on natukene erinev. No, loomulikult kultuuripoliitikaga tegeleb Vabariigi Valitsuses kultuuriminister, aga
aga mis puudutab Vaba Lava, siis see oli küll selline otsus, kus kultuuriminister sai väga kiiresti teised valitsuse liikmed nõusse, et see, teil on õigus, et see on erainvestorite projekt, aga see projekt saab võimalikuks tänu sellele, et riik võttis 10 aastaks kohustuse seda projekti rahastada ja meil on ka positiivne kogemus Tallinna Vaba Lava näol juba olemas, kus ta tõesti küllalt hästi toimib, on ka konkreetselt siis Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosa kultuurielu oluliselt vilkamaks muutnud ja mis on huvitav näha, et selle ümbrusesse, see ei ole ainult üks teatrimaja ja ainuüksi ka teatrimaja ei ole võib-olla korrektne öelda ainult, aga sinna ümbrusesse on tekkinud kohvikuid, restorane, see on tõmmanud kogu ühe piirkonna elu käima, antud juhul siis täpsemalt Telliskivi loomelinnakus. Meil on väga kõrged ootused ka Vaba Lavaga seoses ja ma usun, et see, kui ühes suures linnas, Eesti mõistes kindlasti suures linnas, on selline kultuuritempel või koht, kus on võimalik erinevatel kollektiividel etendusi mängida, et see on kindlasti väga-väga suur ja märgilise tähendusega asi. On plaane ka kontsertasutustel. Ma ilmselt läheks liiga kaugele, kui ma nüüd hakkaks väga konkreetseid asju juba vekslina välja käima, aga ma tean, et ka Eesti Kontsert ja mitmed suured riiklikud kontsertasutused tunnevad väga elavat huvi selle vastu, et ka Narvas oleks paremad tingimused suurte kontsertide korraldamiseks. Teil on isegi mõned konkreetsed mõtted, aga kuni nad ei ole ise nendes veel lõpliku selguseni jõudnud, siis võib-olla on mul seda natuke vara öelda. Ja kolmas asi, mis on ka põnev, et järjest enam on kuulda ka Tallinna kunstnike ja loomeinimeste poolt, et Narva on inspireeriv, Narva on põnev ja järjest enam otsitakse ka erinevate kunsti- ja kultuuriprojektide jaoks, et võimalust, et kuidas seda just Narvas ellu viia. Nii et mina isiklikult olen kuulnud mitmeid näiteid, meile räägiti ka eile selle valitsuse mitteametliku arutelu käigus päris palju sellest, et ma usun, et seda tasub kindlasti toetada, et neid projekte ka selliste nii-öelda ad hoc projektidena Narva jõuaks ja et ka kõik võimalikud alustades suvetuuridest ja lõpetades klassikalise muusikakontserditega, et neid oleks võimalik ka Narvas siis etendada või korraldada. Anname praegu keskele siia, andke tagumisse ritta. Tee selja taha, palun. Kõigepealt sinna, jah? Hallo, tere. Härrad ministrid, härra pereminister, väga hea teid siin näha. Ja mul on selline küsimus siis. Olen puudega inimene. Tööd, nagu saate aru, ei ole. Töötukassa ei saa mind aidata, ma käin sinna iga aasta, aga kahjuks ei saanud mulle pakkuda mitte midagi. Ei taha mind, ütleme, tööandjad niimoodi näha. Tööstuses ma töötada ei saa. Ja seega on mul küsimus siis tööministrile, mille peale ma loota saan? Sellepärast kõik need CV-d, mida ma esitan, kõik see töö asub Tallinnas. Narvas ja Ida-Virumaal juba pool aastat ma pole leidnud, ma olen tõlk tegelikult ja mul ei ole praegu. Tallinnas on küll seda tööd. Aga mul on küsimus teile, kas on mingi riiklik programm või mida ma siis teen? Ma saan oma väikese pensioni ja tööd mul ei ole juba üsna kaua. Kas ma saan kellegi juurde pöörduda sellepärast, nii palju kui ma olen lugenud, aga eriti keegi sellega ei tegele, sellepärast, et aga meid on siin ikka palju Narvas, sellised inimesed. Kas on mingi riiklik programm või midagi sellist? Te ütlesite praegu nendest töökohtadest, mis luuakse riigi abiga, aga kas võin mina selle loota või on kuidagi see küsimus lahendatav? Aitäh! Aitäh, meil on siin tegelikult kolm ministrit. Mul on ükskõik, kes vastab. Kolm ministrit reas, kes üks neist on tänane peaminister, kes oli sotsiaalminister ajal, kui töövõimereform algatati ja meie nüüd Margus Tsahknaga oleme mõlemad vastutavad selle eduka rakendamise eest sellel aastal. Tegemist on väga suure reformiga, mille eesmärgiks ongi aidata vähenenud töövõimega inimesed tööturule riigipoolse abiga. Abi koosneb 2 osast. Esiteks me pakume inimestele vajalikke teenuseid selleks, et neil oleks võimalik oma tööd teha.
ja teiseks siis maksame ka nii inimesele kui ka tööandjale, kompenseerime seda, et nad vähenenud töövõimega inimesi tööle võtavad. Nüüd 1. jaanuarist sellel aastal on siis käivitunud töövõimereformi esimene etapp, mis tähendab seda, et väga suures mahus, rahalises mahus uusi teenuseid just nimelt vähenenud töövõimega inimestele on avanenud, mida pakutakse siis töötukassa vahendusel töötukassasse. Kui te lähete täna, siis seal on terve väga suur meetmete pakett, mis on ette nähtud just nimelt vähenenud töövõimega inimestele. Alates siis juulist käivitub selle teine etapp, mis siis toob kaasa uue hindamissüsteemi, aga juba täna on teie jaoks spetsiaalselt ette nähtud terve pakett teenuseid, lõpetades inimeste jaoks, kes on väga tõsiste puuetega, on olemas kaitstud töösüsteem, mis tõesti kompenseerib ettevõttele selle, et ta võtab inimesi tööle. Me soodustame ettevõtteid siis sotsiaalmaksu osalise kompenseerimisega sel juhul, kui võetakse tööle osalise töövõimega inimene. Nii et see meetmete pakett on nii pikk, et ma siin ei jõua sellest kõigest rääkida. Me oleme just paar päeva tagasi ministeeriumis suhelnud sellel teemal, et teavitust oleks vaja oluliselt rohkem. Väga paljud inimesed just nimelt Ida-Virumaal ei tea sellest reformist piisavalt palju. Ma võin teile öelda, et töötukassas mul praegu kaasas ei ole, aga ma just hommikul käisin Narva kontoris, seal on isegi bukletid mõlemas keeles olemas, kõik teenused ilusti lahti kirjutatud, inimesed teavad, on valmis sellega tegelema, nii et minge sinna, aitavad teid kindlasti ja lähikuudel kindlasti tuleb ka vähemasti üks üritus, kus siis Töötukassa, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ka tutvustavad avalikult seda, et mis toimuma hakkab, missugust abi on võimalik saada. Ja teine pool sellest kindlasti on see, millele te viitasite, mis on tõsine hoiakute muutumise küsimus. Millega tuleb tõesti vaeva näha, et ettevõtted oleksid oluliselt paindlikumad ja tõesti ka hoolivamad ja sallivamad teistsuguste inimeste suhtes. Et kindlasti vähenenud töövõimega või puudega inimese tööle võtmine esimeses etapis valmistab teatud töökorralduse muutust, võib-olla on ebamugav, keeruline ja nii edasi, aga see tuleb muuta, seda hoiakut on vaja muuta ja me oleme tegelikult tööandjatega seda tööd juba alustanud, nõustanud neid, abistanud neid, rääkinud sellest, missugused erinevate siis tervisehäirete või probleemidega inimeste puhul, kuidas on vajalik siis töökorraldust muuta selliselt, et nad hakkama saaksid. Me kompenseerime näiteks tööandjatele seda, kui nad peavad midagi ümber ehitama oma töökohas, kohandama töökohta näiteks, et liikumispuudega inimene saaks tööl käia. Nii et meetmete pakett on väga lai, kokku üle 100 miljoni euro lähiaastatel siis on plaanis sellele reformile või sellesse reformi investeerida, nii et pöörduge töötukassasse, kindlasti suudavad teid aidata. Ma tahan öelda, et korraks, et mulle tundub, et te oletegi just see inimene, kelle jaoks me seda suurt reformi teeme. Te tahate minna tööle, teil on oskused ja teil on vaja lihtsalt pisut sellist tuge ja samamoodi on vaja võib-olla mõnel ettevõttel tuge ja sellist toetust, et teid omavahel kokku viia, et selles mõttes see küsimus on. Jaa, see on üle Eesti, jah, aga okei. Nii, aitäh. Ma siis nüüd ütlen korralduslikult, et meil on aega vähe jäänud. Praegu tulevad viimased 3 küsimust ja siis, kui ühel üliõpilasel on küsimus, siis on see võimalik. Palun. Добрый день. Я обращаюсь к премьер-министру. Наверное, все присутствующие рады вас видеть. И вопрос такой. Какие первые и последующие конкретные вопросы должны принять правительство, чтобы вернуть Ida-Virumaa статус промышленного уезда? И в связи с этим возможно, что будет живущих в Ida-Virumaa больше уверенности в завтрашнем дне и уменьшится отток той молодежи. Вот такой вопрос. Aitäh, kõigepealt rõõm on mõlema poole. Minu meelest see vastuvõtt siin Ida-Virumaal on olnud väga sümpaatne ja küsimused on olnud väga asjakohased ja huvitavad. Et ma tänan teid selle eest, nii teid kui kõiki teisi küsijaid. Aga nüüd
Ida-Viru tuleviku perspektiivist ja sellest, et noored siia tahaksid jääda, eks ma arvan, et see sõltub meist kõigist, sõltub nii sellest hästi palju loomulikult, millised on need töökohad, mida siin luuakse ja sellest me juba konkreetselt rääkisime, millised on meil päris mitu konkreetset ideed, kuidas tasuvaid töökohti, mitte lihtsalt töökohti, vaid just nimelt tasuvaid, head palka maksvaid töökohti luua. See on kindlasti iga inimese jaoks väga-väga tähtis selleks, et iseseisvalt toime tulla, pere luua. Samuti ma usun, et on igati aktuaalne ka see, milline on see sotsiaalne infrastruktuur ja ka need kultuurivõimalused, millest teie naaber hetk tagasi, mille kohta ta küsis. Väga oluline on see, et linnakeskkond, elukeskkond tervikuna vastaks inimeste ootustele, et siin on see tunne, et ma tahan siin elada, ma tahan, et minu lapsed sünnivad siia, et see on, ma arvan, kõige tähtsam. Ma usun, et enamik meist, ükskõik kus me sündinud oleme, mina olen sündinud Tallinnas, paljud siin ruumis olevad inimesed on küllap sündinud Narvas, mõned ka mujal, siis igaüks meist tegelikult vaistlikult tahab olla seotud selle piirkonnaga, kus me oleme sündinud. Ja me ei taha ilmtingimata kuhugi ära kolida, isegi kui elu mõnikord selliseid võimalusi või vajadusi pakub. Ja seetõttu ma arvan, et see positiivne eeldus on tegelikult täiesti olemas. Ja loomulikult aitab sellele kaasa ka see, et on ja peab kindlasti ka tulevikus olema selliseid tugevaid haridusasutusi nagu see, kus me praegu oleme. See ei ole mitte ainult Ida-Viru maakonna jaoks oluline haridusasutus, vaid just nimelt Tartu Ülikooli Narva College on tegelikult üle Eesti tuntud ja tunnustatud asutus ja siin saadud haridus, ma väga loodan, võimaldab ka tööjõuturul konkurentsivõimeline olla. Nii et eks need on need peamised asjad, aga loomulikult on väga palju ka sellist emotsionaalset, mille nimel me peame ühiselt töötama, et inimesed tunneks, et siin Eesti nurgas on vähemalt sama hea elada kui näiteks Tallinnas või Tartus või Saaremaal. Слышно? Валерий Волоченков, здравствуйте. Я хочу сказать, что для нас, в смысле для государства, сейчас, по-моему, самый важный вопрос – это вопрос безработицы. Потому что это связано с наполнением бюджета и всеми остальными вопросами. Но вот создается впечатление, что у нас не очень-то хорошо приветствуются иностранные инвесторы. Вот вы все знаете, значит, вот фирма ПКС, значит, свернула, значит, производство в Хапсалу, сейчас собирается закрыть в Кейло. Так. Другая фирма, вот, всемирная фирма Акронис, хотела, значит, сюда, здесь организовать производство, но по ряду причин это не получилось. И вот что они сказали, фирма Акронис. Среди местных специалистов мы не нашли достаточного количества подходящих нам сотрудников. При этом европейцы не горели желанием переезжать в Эстонию. Мы решили сфокусироваться на Сингапуре. В стране с дружественным отношением к нам, хорошей системой образования и наличием лидирующих в мировых рейтингах университетов. В связи с этим вопрос. Неужели наша система образования, профтехучилища, университеты не в состоянии подготовить вот таких специалистов, которые сейчас требуются на мировом уровне? И второй вопрос, кратко. Значит, вот тут, значит, очень хорошо было сказано, что, значит, планируется инвестировать там в одно, в другое по снижению безработицы. А не могло бы государство взять на себя функцию инвестирования, чтобы создать одно-два промышленных предприятия конкретно, вот, скажем, в Нарве, например, так? У нас сколько угодно промышленных цехов, зданий заброшенных, значит, строить ничего не надо, только, значит, закупить оборудование, смонтировать, и будет наше производство. Конечно, это было бы первоначально государственное предприятие, что, в общем-то, нежелательно, но его потом можно было бы приватизировать, и были бы дополнительные конкретные живые рабочие места. Спасибо. Aitäh selle küsimuse eest. Ma alustan lõpust, et nii nagu ka Jevgeni Ossinovski enne tabavalt märkis, et kestlikud töökohad on need, mida loovad ettevõtted ja meie oleme täna rääkinud mitmest konkreetsest plaanist ja tegeleme sellega tegelikult valitsuses pidevalt
et luua see võimalikult atraktiivne keskkond, et luua neid päris kestlikke töökohti, mida siis eraettevõtted loovad. Samas tuleb öelda, et Ida-Viru maakond on ilmselt väga suure edumaaga number 1 maakond kogu Eestis nendest piirkondadest, kuhu riik tõepoolest on ettevõtlusesse investeerinud ja töökohti loonud. Ainuüksi Auveres, kus oli alles hiljuti ehitusplats, kus ehitati uus elektrijaam ja ka õlitehas Enefit 280, selle investeeringu kogumaht oli circa 900 miljonit eurot. Mitte kuskil Eestis pole ligilähedaseltki midagi sellist investeeritud. See on mitte ainult kõige suurem investeering ettevõttesse, vaid üldse Eesti riigi kõigi aegade kõige suurem investeering. Ja väga suure varuga kõige suurem. Meil räägitakse pidevalt avalikult ja ajakirjanduses igal pool, et sajandi ehitis on Tartu lähedale Raadile ehitatav ERM, Eesti Rahva Muuseum. Väga oluline ehitis ja väga suur ehitis, aga selle maksumus on 70 miljonit eurot. Nii et kui te võrdlete selle ehitusplatsiga, mis nüüd on juba tööle hakanud ettevõtted Auveres ja võrdlete ERM-i, siis see vahe on 13 korda ja just 13 korda suurem investeering on siinsamas Auveres. Nii et ma usun, et see suurem potentsiaal on meil siiski luua neid eeldusi, sealhulgas nende eelduste osa võib olla ka riigi ja Euroopa Liidu vahel või rahade toel rajatavad tööstuspargid, kus pakutakse nii-öelda terviklahenemist, et ettevõttel on vaja ainult oma seinad püsti saada ja seal ettevõtte toimima panna. Selle osa saab olla ka palgatoetus, me saame detailidest toetada, aga ettevõtlusega jätkusuutlikult saavad tegeleda ikkagi eeskätt eraettevõtted. Nüüd, mis puudutab Eesti atraktiivsust välisinvestorile, siis tegelikult see, et PKC Eestist lahkus või kavatseb lahkuda, oli just seotud sellega, et Eestis palgad väga kiiresti kasvasid. Mõneti on see arusaadav, ega me ju tahamegi sellist olukorda, kus meil palgad kiiresti kasvavad. Ja me mõistame, et siis ei ole me enam konkurentsivõimelised odava tööjõuga, et kui mõnes riigis, antud juhul siis PKC kavatseb kolida Leetu ja Venemaal, et kui seal on oluliselt madalamad palgad, siis ongi meil raske konkurentsis olla, aga selle PKC uudise võib-olla varju jäi see nüanss, et PKC jättis Eestisse ja võib-olla veel ka suurendab Eestis neid töökohti, mis on inseneridele ja mis on just nimelt kõrgema palgatasemega. Nüüd, mis puudutab Acronise näidet ja seda, et ei ole infotehnoloogia ettevõttel Eestis töökohti või ütleme mitte töökohti, vaid tööjõudu, siis seda ma enne ka küsimusele vastates korraks puudutasin, et minu hinnangul ongi nii, et praegu on infotehnoloogia valdkonnas väga suur tööjõupuudus ja mitte ainult Tartu Ülikoolis ja Tallinnas erinevates kõrgkoolides, vaid ka siinsamas Narvas ongi põhjust õpetada ka infotehnoloogiat selleks, et haridussüsteem saaks kaasas käia tervikuna meie tööturu vajadustega. See võtab paar aastat aega, ega IT-haridust üleöö ei saa, 2-3 aastat ja siit samast Tartu Ülikooli Narva kolledžist tulevad IT-spetsialistid, kui ma eksis, umbes 30 noort inimest praegu siin õpib infotehnoloogiat. Ja mis puudutab üldse Eesti haridussüsteemi, siis tervikuna, ma julgen küll öelda, et meil on põhjust selle üle uhked olla. Et Eesti noortel on maailma täiesti tipptasemel haridus, me oleme rahvusvahelistes hinnangutes olnud lausa kõikidest üle 200 maailma riigist top 10, mis on väga-väga suur auasi ja see näitab, et meie lapsed on väga targad ja meie koolid peavad olema väga head. Mis ei tähenda, et ei saa paremini, aga siiski, et tase on ikkagi väga hea. Ja samamoodi ma ütleks, et ka see, et meil on Eestis mitu väga tugevat ülikooli on ikkagi väga positiivne, nii et jah, me peame tööturu vajadustega kaasas käima, aga hariduse tase tervikuna Eestis ei ole kindlasti mitte halb. Ma tahan öelda paari sõnaga, et ühest me peame aru saama nii Narvas, ülejäänud Eestis, et me ei ole enam odava tööjõuga riik. Et see periood Eesti arengus hakkab saama läbi ja me lähemegi hästi raskesse perioodi, kus me muutume.
ja siin on oluline see, et me seda tootlikkust, mida me oma ettevõtluses ja inimeste poolt teeme, suudaksime tõsta. Nüüd peaminister rääkis investeeringutest, siis tõepoolest seesama Auvere jaam on väga suur investeering, see on julgeoleku investeering. Meil ootab ees valitsuses vaidlus selle üle, kuidas moodi me tegelikult saaksime kiiremas korras luua töökohti, mis võib-olla ei ole väga pikas perspektiivis kestvad, aga nad on reaalselt olemas metsasektoris. Ehk siis see, mida ka peaminister alguses rääkis siin, on siis puidu kasutamise võimalus siis Eesti Energia põletusahjudes elektri tootmiseks. Ja see on konkreetne meede, mis tõmbaks käima, annaks siin inimestele tööd just nimelt metsasektoris ja toodaks lisaväärtust. Ja see vaidlus on meil tegelikult veel valitsuse sees ja võrreldes kõikide teiste selliste kaudsete soodustustega, palgamaksmise toetustega oleks see üks täiesti konkreetne otsus kas või mingiks perioodiks, mis looks siin töökohti. Aitäh! Ma näen, et tegelikult on veel küsimusi, kuid kuna mul on palutud hoida kinni ajakavast ja ministritel on järgmised kohtumised juba ees, siis me sellega praegu siin pressikonverentsi lõpetame. Aitäh! Suur aitäh teile!